tuleme nüüd järgmise peatüki juurde, mis on baasifunktsioonide komplektid. Nimelt me oleme juba ääri-veeri seda teemat mitmel viisil puudutanud, et me kasutame oma lainefunktsiooni lähendamiseks lineaarkombinatsiooni siis mingitest lihtsamatest funktsioonidest, mida me nimetame baasifunktsioonideks. Tähistame neid siis selle hi tähega ja me otsime koefitsiente väike c, mis annavad meile kaalu, millise kaaluga üks või teine baasifunktsioon osaleb meie konkreetse molekuluorbitaali moodustamises. Nüüd üks orbitaali või baasifunktsiooni tüüp, mida me juba oleme nimetanud korra või paar, on Slateri orbitaalid või Slateri tüüpi orbitaalid STO, kus see nii-öelda keskne osa on meil tegelikult siin, meil on eksponent astvel miinus zeta korda kaugus tuumast. Siin taga Y on sfääriline harmoonik, mis paneb paika, kas on tegemist SPDF orbitaaliga. Ja siin ees on veel täiendavalt veel kord kaugus tuumast astmel peakvantarv -1, mis annab talle siis parema kuju. Nüüd praktikas enamasti ei kasutata mitte puhtaid sfäärilisi harmoonikuid, vaid neid reaalarvulisi ja siin on ka valem ära toodud, mida me vist ei ole varem maininud, kui me tahame saada siis näiteks p-orbitaalide puhul, see on kõige tavalisem, on siis selle asemel, et võtta -1, 0 ja 1 m-väärtusega, millest -1 ja 1 on kompleksarvulised. Selgub, et on väga lihtne valem, et tuleb siis omavahel kas liita või lahutada vastavalt siis -1 + 1 või d-orbitaalide korral on see siis -2 + 2 paari kaupa ja -1 + 1 omavahel ja jagada 2 suurt juurde 2-ga põhimõtteliselt. Normaliseerib selle tulemuse ära ja annab meile reaalarvulised orbitaalid, sellised nagu me oleme harjunud ka näiteks üldise keemia kursuses nägema, X, Y, Z orbitaalid P-de puhul näiteks. Ja selline lühend, mida tänapäeval mina pole enam kusagil kirjanduses kohanud, aga ilmselt omal ajal ta sellisena sisse toodi, oli siis Slateri tüüpi orbitaalide lineaarkombinatsioon. Sellisel juhul meie baasifunktsioonid ongi Slateri tüüpi orbitaalid. Nüüd praktikas see ei ole väga mugav valik. Slateri tüüpi orbitaalid küll on vesinikusarnastele orbitaalidele kuju poolest üsna lähedased ja selles mõttes on nad head või mugavad, aga meil on tarvis arvutada suures koguses neid elektronide tõukumise 4-tsentilisi integraale ja samuti on meil tüve Hamiltonianis, mis sisaldas mäletatavasti kineetilist energiat ja elektroni tuuma tõmbumise energiat ja jagatakse selle järgi, millise tuuma juures asuvad need 4 baasifunktsiooni siin selles integraali valemis. Need on siis RST ja U, võivad nad põhimõtteliselt olla kõik kuni 4 erineva tuuma juures. Ja vastavalt siis mitme juures nad on, reaalselt on meil 1, 2, 3 või 4-tsentrilised orbitaalid. Õnneks need valemid on sellised, et rohkem kui 4 tsentriga meil korraga tegemist ei tule. Ta on siis 4 erinevat aatomituuma. Ja kui meil on B-tüki baasifunktsioone, siis nende koguarv on umbes B4. astmest jagatud 8-ga
hea veel, et 8-ga jagada siin osa asju on omavahel võrdsed, eks ju, kui me kohati vahetame ära 2 orbitaali, siis selgub, et nende korrutis on tegelikult mängus ja ei ole vahet, kumb on kumb. Ja reaalsest molekulis meil võib olla kuni paar tuhat baasifunktsiooni, võib isegi veel rohkem, mulle sõltub, kui, mitte juba Z-tüüpi orbitaalide puhul sellest edaspidi. Et väga kergesti me jõuame miljardist suurema, kui meil on 1000, siis 1004. astmes on juba siis 1000 miljardit, mis see järgmine on. Triljon vist Eesti süsteemis. On ka Ameerika ja vist Euroopa või ma ei tea, mis see teine süsteem on, kus nad on veel erinevad, need suurte arvude nimetused. Teine probleem on see, et nende integraalide endi arvutamine on väga töömahukas. Mul on kunagi aastaid tagasi sattunud kätte see programm, mis arvutas üle F-orbitaalide need integraale ja see oli põhimõtteliselt üks pikk valem, mis oli umbes 2000 rida pikk. Tehniliselt oli veidike teistmoodi realiseeritud, aga ta sai selle mingeid vahetulemusi, mida ta säilitas. Aga põhimõtteliselt oli see 2000 rida pikk valem, mis andis lõpuks välja ühe arvu. Võttis vastu 4 tuumakoordinaadid ja mõned parameetrid, mis sinna Slateri orbitaali lähevad, nagu need Z-d ja N-id ja kvantarvud muidugi ja arvutas välja ühe arvu. Võite ise kujutada ette, kui teil on vaja miljard korda teha läbi valem, mis on 2000 rida pikk, siis ta väga kiire protseduur just olla ei saa, isegi väga kiirete arvutite olemasolul. Et Slateri tüüpi baasifunktsioonid tegelikult ei ole kuigi levinud. Praegu sellistest suurtest turul olevatest programmidest mina tean ainult ühte, mille nimi on Amsterdam Density Functional, mis järjekindlalt kasutab Slateri tüüpi baase. Aga praktiliselt kõik ülejäänud levinud kvantkeemia programmid kasutavad Gaussi tüüpi või Gaussiani tüüpi baasifunktsioone, millest me kohe nüüd ka järgnevalt räägime. See on siis seotud aastaga 1950 algselt ja sellise tegutsenud füüsiku või kvantkeemikuga, kelle nimi oli Boise. Ja jällegi just lühend, mida just väga sageli on tänapäeval ei kohta, aga siis Gaussian type function, GTF. Ja põhiline, miks neid kasutatakse, on see, et meil on palju lihtsam arvutada vastavaid mitmetsentilisi integraale. Sellest tuleb meil kohe ka pikemalt juttu. Kõigepealt, mis üldse on Gaussi tüüpi baasifunktsioon? Ma just tuletan meelde, et baasifunktsioonid üldiselt ei pea olema orbitaalid selle sõna kitsas mõttes. Võivad olla igasugused hästi käituvad funktsioonid, mille baasil siis saab moodustada sobivaid lineaarkombinatsioone ja sealt omakorda molekuli orbitaale. Ma siin peatüki lõpus võib-olla täna selleni ei jõua, heal juhul jõuame. Kirjeldan teile ka igasuguseid eksootilisemaid baasifunktsioone, mida üldiselt kasutatakse vahel. Aga vaatame, mis asi on karteesiuse või ristkoordinaatides antud Gaussian. Mis üldse on Gaussian? Gaussian on selline funktsioon, mis on ka eksponent siis, ma saan selle õige osa ära märkida, ta võtab selle K-asaga just kaasa. Ühe sõnaga see on eksponentfunktsioon, kus on astendajas kaugus tuumast või üldisemalt kaugus koordinaatide alguspunktist on ruudus. See on põhiline erinevus Slateri tüüpi orbitaalis. Slateri tüüpi orbitaalis on meil E-astmel miinus Z korda R, siis siin on meil E-astmel miinus alfa korda R ruudus. Alfa täidab Gaussiani puhul täpselt sama rolli, mida Z täitis. Siis Slateri tüüpi orbitaalides on selle raadiuse ruudu ees olev kordaja. Ja nüüd siis täiendavalt on karteesiuse ja Gaussianis lisaks sellele ruutliiget sisaldavale eksponentsiaalsele osale on X, Y ja Z koordinaadid.
siin hästi märkida, nii nagu mulle sobiks, aga põhimõtteliselt näete jah, X, Y ja Z. Need on siis selle tuuma A suhtes nii-öelda, ehk siis kui 0 punkt on vastav tuum ja astmes täisarvud I, J ja K. Ja kõik ees on normaliseerimiskordaja, mis siis tagab, et selle asja integraal on mõistlik, ehk luudu integraal on 1. Nii, siin on mul veel kord see valem korratud ja nüüd pöörame korraks tähelepanu selle asendajatele siin I, J ja K. Kui nad on kõik nullid, negatiivselt ei kasutata. Kui nad on kõik nullid, siis on ka nende summa ilmselgelt 0 ja seda nimetatakse S-tüüpi gaussiaaniks. Sest ta on sfäärilise sümmeetriaga samamoodi nagu S-orbital. Kui nendest summa on 1, see tähendab, et 1 3-st on 1, ülejäänud on nullid. Sellisel juhul me räägime P-tüüpi gaussiaanist. Praktikas siis on nullist erinev 1 nendest 3 koordinaadist, X, Y või Z. See A-indeks tähendab seda, et siis see on antud tuuma kui 0 asendi suhtes. Ja no S on loomulikult üks ainukene, P-sid saab olla 3 tükki, nii nagu P-sid olema peab. Nüüd on meil variant, et meil on, nende summa on 2, ehk siis 1 on 0 ja ülejäänud 2 on 1 või 1 neist on 2 ja ülejäänud 2 on 0. Need kombinatsioonid tulevad kõne alla. Me saame D-tüüpi gaussiaani ja nüüd meil tekib oluline lahknevus võrreldes meile teada oleva orbitaalide füüsikaga, niimoodi on 6 tükki. Me saame X, Y ja Z paari kaupa kombineerida 6 viisil, X ruut, Y ruut, Z ruut, X, Y, Y, Z ja X, Z. Et see on juba üsna nii-öelda kaugel sellest, mismoodi me D-orbitaali ette kujutame. Aga selgub, et siit on olemas selline ilus nipp, et saab neist teha jällegi lineaarkombinatsioone, ehk sobitada nende ette koefitsiendid. X, Y, paari kaupa need jäävad, aga siis saab teha nii, et on X ruut miinus Y ruut ja saab teha nii, et on 3Z ruut miinus R ruut. Ja sellisel juhul me saame samasuguse kuju nagu tavalistel 3D orbitaalidel. Süstemaatiliselt seda tehakse maatriksite abil ja 6. kombinatsioon tuleb selline, mis on X, Y ja Z ruutude summa, mis on omakorda R ruut vastavalt Pythagorase teoreemile. Ja see on tegelikult sfäärilise sümmeetriaga. Võime väita, et nende 6 D-tüüpi gaussiaani sisse on teatud mõttes ära peidetud meie 5 klassikalist D-orbitaali ja 1 S-orbitaal. Aga kui need lineaarkombinatsioonid teha, siis võib selle 6 lihtsalt välja jätta, kasutada 5. Aga hämmastaval kombel päris paljud standardsed baasikomplektid jätavad selle lineaarkombinatsioonide etapi vahele. See on jällegi üks lisaliigutus, üks lisaarvutus, mis on vaja teha ja opereerivadki 6 gaussiaaniga, 6 D-tüüpi gaussiaaniga ja saadakse päris normaalseid tulemusi, mis teistpidi veel kord tõendab seda, et baasifunktsioon ei pea olema orbitaal. Baasifunktsioon võib olla igasugune sobiv hästi käituv funktsioon. Ja me oleme juba varem defineerinud niisuguse mõiste nagu täielik baasifunktsioonide komplekt, mis siis võimaldab põhimõtteliselt suvalise orbitaalide kombinatsiooni või kuju nende lineaarkombinatsioonina kujutada. Nüüd on variant, et nende X, Y, Z-ide asemel võtta ainult see eksponentsiaalne osa ja lisada sinna sfääriline harmoonik külge. Teha selline kombinatsioon ja siis me saame kenasti 5D-funktsiooni ja 7F-funktsiooni. Ja tüüpiliselt neid
kui on vaja iseloomustada, et missugust baasikomplekti kasutatakse, siis jooksebki läbi tähis, kas siis on nii-öelda 5D7F või on siis 6D10F. Viimane sisaldab siis ilmselt ainult neid kateedruse gaussiaane. Ja siin on mul, see on juba täiesti korrektselt isegi Exceliga vist joonistatud ja peaks need olema muideks sama integraaliga, kuigi see roheline kõver tundub nagu madalam. Gaussiaan on siis see ülemine, ta on punane, ta on niisugune pruunikas siin ja alumine on Slateri funktsioon. Ja vaatame, mille poolest nad erinevad. Kaks põhilist erisust. Üks on see, Slateri funktsioonil siin tipus on teravik, eks ju, inglise keeles on cusp, ja Gaussi funktsioon on siin tipust on lame. Tuletis on 0 ja on selline lame funktsioon. Ja see on nii-öelda esimene oluline erinevus. Teine oluline erinevus on see, kui me vaatame siia graafiku servadesse, antud juhul -2-st 2-ni, siis näete siin 2 ja -2 juures gaussiaan juba on peaaegu 0-ni jõudnud. Ehk tuumast kaugenemisel gaussiaan kahaneb üsna kiiresti 0-ni. Slateri funktsioon, mis palju paremini vastab tegelikult elektronstruktuurile, näete, kahaneb aeglasemalt. Ja tähendab, et kui me kasutaksime ühte ainust Gaussi tüüpi funktsiooni, siis meie elektron tihedus tuumast kaugel oleks ebamõistlikult madal ja vastupidi tuuma juures ebamõistlikult suur. Ja selle tõttu kasutatakse selles kohas, kus saaks hakkama ühe Slateri funktsiooniga mitme gaussiaani lineaarkombinatsioone ja valitakse nad siis selliselt, et võetakse mõni selline terav ja kitsas, peaks lame olema, aga terav ja kitsas gaussiaan, vaatame, ma teen jällegi eri värvidega, siis võetakse mõni selline keskmine gaussiaan ja võidakse mõtta mõni päris lai ja lame gaussiaan. Noh, need joonipuu tulid nagu nad tulid, aga saate ehk ideest aru. Ja nende lineaarkombinatsioon üllataval kombel on suhteliselt sarnane siis Slateriga välja arvatud see tipp jääb endiselt lame. Noh, siin ka tegelikult see tipp nii terav ei tule, nagu ma seda siin joonistasin. Et sellised nad on. Kunagi varem, kui meil see laine maht oli suurem, need oli isegi eraldi praktikum, kus me osa Exceliga panime kokku neid erinevaid gaussiaanide kombinatsioone ja vaatasime, nad tegelikult juba 3 gaussiaanist saab sellise päris hästi Slateri funktsiooni lähendava kõvera. Silmaga mujal kui tipus ei eristunudki. Ja kuigi võib mõelda, et see nüüd veel tõstab baasifunktsioonide arvu ja integraalide arvu, mis meenutab on baasifunktsioonide 4. astmest sõltuv, siis see arvutamine on palju efektiivsem, kohe sellest pikemalt, et kuigi peame kasutama kordades rohkem baasifunktsioone ja see kordades rohkem omakorda 4. astmesse, on lõppkokkuvõttes gaussiaanid siiski praktiliselt ainuvalitsevad, praktilises kvantkeemias tänapäeval ja Slateri tüüpi orbitaali, nagu ma ütlesin, üks tuntud suur programm, mida ma tean, mis kasutab Slatereid. Ja kust siis kokkuhoid tuleb? Meil on integraalide arvutamisel tüüpiliselt vaja korrutada 2 eri tsentis asuvaid gaussiaane. Ja matemaatika näitab, et see annab uue gaussiaani 3. kohas, selle 3. koha koordinaate on võimalik paari tehtega välja arvutada. Ehk siis sisuliselt meil ei ole 3 ja 4 tsentilisi integraale enam pärast seda,
vaid meil on kõik integraalid võimalik ümber siis teisendada 2-tsentilisteks integraalideks. See on see kokkuhoiu koht ja see võimaldab siis nendest 2000 reaalistest valemitest loobuda. Arvatavasti ka seal on omad nipid ja kui me lähme kõrge L-väärtusega, ütleme D ja F ja G ja mis edasi orbitaalide või massifunktsioonide peale, siis on sealgi arvutusmahud arvestatavad, aga siiski võrratult väiksemad kui Slateri tüüpi orbitaalide kasutamisel. Nõnda, nüüd terve hulk termineid, mida väga palju kasutatakse baasifunktsioonide komplektide juures, pärinevad Slateri tüüpi orbitaalide nii-öelda valdava kasutamise perioodist. Ütleme inimest ette, et ajalooliselt tuli nagu varem. Gaussianide kasutamine tuli hiljem. Ma arvan, et suurel määral populariseeriski seda sama programm nimega Gaussian, eks ju, sealt on tema nimigi tulnud. Et sai oma alguse 60. teises pooles juba, ehk circa 50 aastat tagasi ja tol hetkel ilmselt oli Gaussi tüüpi orbitaalide kasutamine uudne ja sealt siis ka programmi nimi Gaussian. Tänapäeval jah, vist praktiliselt kõik peale Amsterdam Tensor Functionali on selle peale üle läinud. Aga tuleme siis veel kord tagasi STO-de, Slateri tüüpi orbitaalide juurde, sest neid termineid mõnevõrra ülekantud tähenduses kasutatakse ka Gaussianide juures. Kõigepealt minimaalne baas. See mõiste jookis meil ka kusagil juba varasemalt läbi ja see on selline baasikomplekt, kus siis iga aatomi, iga alakihi jaoks on parasjagu see, mis vaja ja ei midagi enamat. Ehk siis näiteks, kui meil on süsinikuaatom, siis on meil süsinikud on vaja 1 S-i, 2 S-i ja kõiki 3 P-d. See ei tähenda, et tegelikult on ainult 2 nendest põhiolekus süsinikul. Võetakse terve alakiht, aga mitte enamat, eks ju, ei 3 S-i ega ammugi mitte 3 P-d või 3 D-d. Sellisest baasifunktsioonide komplektis ei kasutata. Vesinikule piisab ainult 1 S-ist ja see tähendab, et mul on siin etaani molekuli näide, see 2H6. Meil on vaja kokku 5 funktsiooni kummagi süsiniku peal, näete, kogu see rida ja 5 funktsiooni ja ühte ainukest funktsiooni vesiniku peal. Neid on meil 6 vesinikku. Meil on kokku vaja 16 baasifunktsiooni. On väga väikene baas, võin kohe öelda. Nüüd nende tähistamiseks on jällegi ajalooliselt terve hulk tähiseid välja mõeldud, sellepärast, et erinevaid baasikomplekte, eriti ma ütleks selle arvutuskeemia nüüd algusaastatel oli väga palju kasutusel ja siin siis selline tähis, nüüd paneme tähele, võtan isegi siit tagasi, et need arvud ei ole peakvantarvud, vaid need näitavad mitu vastavat baasifunktsiooni meil selles komplektis on. Et 1P, mis võib tekitada muidu võõristust, eks ju, keemikud ei ole niisugust asja harjunud nägema ja õigusega ei ole, siis see tähendab seda, et meil on S-funktsioone 2 tükki ja B-funktsioone 1 komplekt. 1 komplekt tähendab tegelikult 3 funktsiooni, X, Y ja Z. Et see on selline, tuleb nüüd katsuda hoolega jälgida, mida tähendab. Meil on 2S, 1P, siis on meil kokku 5 funktsiooni. 1S, 2S, nüüd ma mõtlen siis kvantarvu mõttes 1S ja 2S, ja 2P on 3 tükki, X, Y ja Z. Me teeme selle peale ülesanne harjutustunnis üsna peatselt, sest see on asi, millega üsna kiiresti saab kergesti peaseadusse ajada. Vesinikule siis, see oli süsinik 2S, 1P ja süsinik on siis, vesinik on 1S.
Ja kui on vaja kogu molekul kirja panna, siis pannakse siia kas mingi püstkriips või kaldkriips vahele, saadakse selliselt terve molekuli baasikomplekti tähistus. Nüüd ma ei väsi rõhutamast, et baasifunktsioonid ei ole samad asjad, mis aatomoorbitaalid, nad väga tihti tunduvad väga sarnased asjad. Aga baasifunktsioone sageli on rohkem, kui elektronide paigutamiseks hädapärast vaja on. Ja üks asi, mida saab siis teha, on suurendada paindlikkust sellega, et me kombineerime mitu erinevat orbitaali. See on nüüd mingisugune üsna kehvasti joonistatud sleiter ja me võime näiteks seda kombineerida mingisuguse kitsama ja kõrgema sleiteriga. Ja kui me kujutate ette, et meil on mingi kaaluga roheline ja mingi kaaluga see pruun funktsioon, siis on võimalik kõik vahepealsed variandid ka rohkem või vähem ära kirjeldada. Ja selline baasikomplekt, kus on iga orbitaali jaoks kaks erineva eksponendiga sleiteri tüüpi orbitaali, seda nimetatakse siis doppelt zeta, inglise keeles double zeta. Selline lühend on küllaltki levinud lisi. Ja veel kord meenutan, et zeta on sleiteri orbitaalis siin see koefitsient tuumast kauguse ees, mis põhimõtteliselt näitab, kui laia lame või siis kitsas ja terav see konkreetne orbitaal või baasifunktsioon on. Et järgmine samm edasi minimaalsest baasist oleks kasutada doppelt zeta baasi ja see tähendab, et seal, kus meil varem oli üks baasifunktsioon, igal pool nüüd kaks. Saame 16 asemel 32 baasifunktsiooni oma etaanile. Ja jagunemine oleks selline, kus need arvud on siis kahekordsed võrreldes nende eelmistega. Nüüd me otsime iga baasifunktsiooni ette koefitsienti, et seega meil on nüüd 2 korda rohkem variatsiooni koefitsiente, meil on 2 korda paindlikum meie lainefunktsiooni mudel ja see üldiselt siis annab meile ka madalama energia, aga tööd on tohimgi 2 korda rohkem. See siis võimaldab nagu aatomoorbitaalidel nii-öelda paisuda ja kokku tõmbuda. Meil võib siis ta valida suurema kaaluga selle laiema ja madalama või suurema kaaluga kitsama ja siis sleiteri ja vastavalt saame aatomile nii-öelda anda erinevat või see arvutuse käik annab talle nüüd erinevat suurust. Praktikas küllaltki sageli ei võeta kasutusele seda doppelt zetat sisekihtide jaoks. Kuna enamasti keemia meil toimub valentselektronidega, siis tehakse see kompromiss, et sisemised elektronkihid, süsinikuse efekt on väga väike, süsinikuse puudutab ainult üks S-i. Aga raskematel elementidel võib see olla päris mitu elektronkihti. Et sellistel juhtudel kasutatakse nimetatud split valence. SV, eesti keeles lõhestatud valentskihiga baas, kus ainult siis välise kihi jaoks on 2 ja sisekihtide jaoks on 1. Ja meil tuleb ülesanne selle peale, võite juba ette proovida kodus rehkendada, mida see tähendaks meie etaani jaoks, palju meil siis tuleb erinevaid tüüpi funktsioone. Doppelt zeta või split valence'i kasutamine võimaldab aatomil muuta raadiust, aga ei võimalda muuta selle elektronpilve asukohta tuuma suhtes. Ta saab ainult minna lähemale, kaugemale igas suunas korraga, aga tegelikult siis orbitaalid polariseeruvad
ehk elektronpilv võib nihkuda tuuma suhtes mingis suunas, välja venida, kuju muutuda. Ja selleks, et seda baasikomplekti tasemel võimaldada ja kirjeldada, tuleb siis lisada kõrgema L-i väärtusega, mis tähendaks vesinikule näiteks P-funktsioone või süsinikule näiteks ka D, see on 3D, kuna 2D ei ole, 3D funktsioone. Ja neid nimetatakse üldiselt polarisatsiooni funktsioonideks. Just nimelt siis ta võimaldab aatomil polariseeruda, võimaldab elektronpilvel nihkuda tsentri suhtes mingis suunas. Ja kui me siis täpselt seda teeme, lisame vesinikule P ja teise kolmanda perioodi aatomitele D komplekti, siis me saame sellise baasi näiteks topelt Z-le lisaks, mida nimetatakse siis topelt Z pluss P või ka lühemalt lihtsalt DZP. Ja mul on siin ka üks keeruka molekul näitena toodud. Me oleme selle vahel tunnis ka tahvli peal läbi teinud, vaatame, võib-olla teeme seekord mingi harjutuse selle peale. Olen siit, ütleme niimoodi, see peatükk mul varem oli ehitatud nii, et me tegime nagu sinna vahele harjutusi. Aga eelmisest aastast ma hakkasin tegema eraldi tunni seda 6. harjutust, sest meil on ka mingid sabad varasematest jäänud. Et nüüd ma siin vahel seda kohe niimoodi teadjas ei tee. Aga see näide meil jooksis läbi, ma mäletan, et vist tudengid tegid seda iseseisvalt. Et võite nüüd proovida ka vaadata, kuidas see meil siis tuleb, mida see tähendab. See on meil räni, see on meil süsinikud ja see on ja ka hapnikud. Süsinikud ja hapnikud lähevad sama tüüpi baasi alla. Ja viimane on siis vesinikud. Et võite sellesse proovida ka ise süveneda, sest seda sorti loendamine annab ka võib-olla parema arusaama, millest me siin üldse räägime. Nõnda, neid termineid on tegelikult veel, aga vaatame vahepeal, kuidasmoodi gaussiaanidega neid samu termineid kasutatakse. Kõigepealt me gaussiaanide kasutamisel nende koefitsientide, mis siin on mul D-ga tähistatud ja varasemates võdandites olid nad meil C-ga tähistatud. Näete, et on 2 tähist, neil on oma põhjus. Nimelt gaussiaanide kasutamisel nende koefitsientide leidmine jagatakse nagu 2 täiesti eraldi protseduuri või ka täiesti eraldi etappi, millest esimest nimetatakse kontrakteerimiseks ja seda tehakse ära enne, kui üldse arvutama asutakse. Ehk siis ühendatakse mingisugune kogus Gaussi tüüpi funktsioone juba nii-öelda ühiseks baasi funktsiooniks ja näete, see tähis hi on nüüd juba kolinud siiapoole. Ja neid gaussiaane, mida kontrakteeritakse, nimetatakse primitiivseteks gaussiaanideks, sest mõttes, et nad enam ei koosne mingitest veel lihtsamatest Gaussi tüüpi objektidest. Ma mäletan, et kunagi aastaid tagasi, kui see termin vist mingisuguse baka või magistri kaitsmise läbi jõudis tolleaegse siis analüütilise keemia professori Mihkel Kaljurannani, ta oli vist kaitsmiskomisjonis, oli ta kohal vähemalt ja tema igal juhul väljendas oma nördimust, et me nimetame gaussiaani primitiivseks. Et niisugune ilus funktsioon ja tema oli siin normaaljaotustes igal pool. Et kuidas ta saab olla primitiivne, aga kvantkeemias niisugune termin kasutusel on, ta on siis primitiivne selles mõttes, et ta on üksik gaussiaan, ta ei koosne mingitest veel lihtsamatest. Ja see kontakteeritud baasifunktsioon on siis mitme primitiivse gaussiaani lineaarkombinatsioon ja need koefitsientid D leitakse siis eraldi. See on
täiesti eraldi tegevus, baasikomplekti väljatöötamine. Ja enamasti tehakse see ära nii-öelda enne või eelnevalt. Seda ei tee üldse tavaliselt need teadlased, kes siis seda lõplikku arvutust oma molekuli jaoks teevad. Ja sobitatakse selliselt, et kui me juba kasutame kontakteeritud baasifunktsiooni, et siis me saaksime võimalikult väikse arvutusmahuga nüüd nende kontakteeritud baasifunktsioonide ette tulevad uuesti, et C-d siis, need koefitsiendid, mida me siin nimetasime, et need siis kontakteerimise töö on tavaliselt meie eest juba varem ära tehtud. Ja neid D-sid nimetatakse siis kontaktsiooni koefitsientideks või ka sageli lihtsalt koefitsientideks. Vaatame, mismoodi need baasikomplektid nii-öelda välja näevad harjutustunnis. Aga tüüpiliselt ongi tabelid, kus on toodud ära eksponendid ja koefitsiendid, mis moodustavad selle kontakteeritud Gaussiani. Ja neid siis publitseeritakse, neid on kirjanduses sadade kaupa, neid kombinatsioone. Ja need on ka internetis on üks tuntud andmebaas ja muidugi kvantkeemiaprogrammides on need tabelitena juba kõhus. Et reeglina vähemalt selliste tudengitööde tasemel nende kontaktsiooni koefitsientide ja eksponentide kallale me ei lähe. Et neid me võtame valmis kujul. Aga sellised õises teadustöös vahel oleme pidanud ka siin ise natukene nendega opereerima. Ja miks see kõik vajalik on? See siis vähendab arvutuste mahtu. Sellepärast, et meil on nüüd tunduvalt vähem koefitsiente, üks osa tuleb juba varasemast nii-öelda sisse valmis kujul ja see täpsust oluliselt ei vii alla, küll aga vähendab oluliselt arvutuste mahtu. Nüüd need mõisted minimaalne baas ja mis meil siin oli, topelt-zeta, need defineeritakse Gaussianide jaoks natukene ümber. Minimaalne baas tähendab nüüd seda, et meil on üks kontrakteeritud funktsioon selle koha peal, kus Slateri tüüpi minimaalses baasis oligi lihtsalt üks Slateri tüüpi baasifunktsioon. Et see siis võib omakorda koosneda nüüd mitmest primitiivist, aga nende vaheline suhe, see koefitsient D on juba siis kvantkeemia arvutuse eesvõtt kokku lepitud või paika pandud. Topelt-zeta korral siis on vastavalt neid 2 tükki ja põhimõtteliselt võivad olla meil ka kontakteeritud polarisatsiooni funktsioonid, aga arvutuses mina isegi vist ei eriti näinud selliseid. Enamasti kasutatakse polarisatsiooni funktsioonideks üksikut Gaussiani või primitiivset Gaussiani. Ja nüüd üks ajalooliselt võib-olla kõige esimesi meetodeid, kuidas need koefitsiendid D saadi, oli see, et võeti Slateri tüüpi orbitaal valmis kujul ja kasutati vähimruutude meetodit selliselt, et see kontakteeritud Gaussian tuleks võimalikult sarnase kujuga. Nagu ma juba mainisin, meil vanasti oli isegi eraldi praktikum, kui me see ainemaht oli veidikene suurem. Tänapäeval saab seda Exceliga väga kenasti teha. Excelid on need vähimruutuse meetodid kõik olemas ja me saime tõesti üllatavalt hästi, ta järgib seda Slateri orbitaali kuju. Muidugi ei maksa unustada, et Slateri orbitaal omakorda on lähendus vesinikusarnasele orbitaalile. Et selles mõttes me lähendame lähendust, mis ei pruugi olla kõige mõistlikum idee. Ja baasikomplekt, millega teie seni tegite ka enamiku oma arvutusi, kandiski nime STO3G, kuigi see STO tuleb sõnadest Slateri tüüpi orbitaalid, siis tegelikult see ei ole Slateri tüüpi orbitaalid, kui see baasikomplekt, vaid see on siis
Gaussi tüüpi orbitaalidest koosnev baasikomplekt, kus on lähendatud Slateri tüüpi orbitaale iga ühte 3 primitiiviga. See 3 siis näitab seda, et meil on 3 primitiivi selles kontakteeritud funktsioonis. Ja see annab õige natukene väiksema täpsuse kui tõeliselt Slateri tüüpi orbitaalid, aga arvutuskiirus on võrratult suurem. Ja ma ütleks, et STO3G on üks kõige väiksemaid baase, mida mingil määral tänapäevani kasutatakse, kuigi me hiljem näeme siin ka arvutustäpsuse juurde tuleme, siis publitseerimiskõlbulikke tulemusi enamasti ei saa. Aga niimoodi õppeülesandeks, nagu me tegime siin juba teiega 2 praktikumi, on ta vägagi sobilik, sest tehniliselt ta lahendab kõik meie asjad õigesti ära. Ja nüüd me jõuame selleni, et kuidagi tuleb loendada primitiive ja kuidagi tuleb loendada kontakteeritud gaussiaane. Ja selleks siis kasutatakse erinevaid sulge, kõige sagedamini primitiivide jaoks ümarsulge ja kontakteeritud funktsioonide jaoks kandilisi sulge. Et STO3G siis koosneb primitiivide mõttes süsinik näiteks siin 6 S-ist ja 3 B-st ja 3 S-ist siis vesiniku jaoks, aga kui me räägime pärast kontakteerimist, siis on need vastavalt 2, 1 ja vesinikul ainult 1. Et need on need tähised, mida aeg-ajalt kokku puutume ja harjutame neid siis ka lähimas harjutustunnis. Kuidas tundub? Suudate või jälgida kogu seda tähiste virvarri? Sest nüüd me tegelikult hakkame tasakesi jõudma sellesse kvantkeemia ossa, kus meil hakkab tulema üha enam siukesi sageli üsna ebaloogilisi lühendeid sisse. Et täheühendeid, mida kõik sel alal tegutsevad, töötavad inimesed teavad, kasutavad ilma tsiteerimata, ilma viitamata. Et see on see kvantkeemia keel mingis mõttes ka artiklites kohtate seda ja igasuguses kirjanduses. Et näiteks niisugused ühendid nagu STO3G, iga kvantkeemik teab, mis on STO3G, ma arvan, iga haritud keemik teab, mis on STO3G. Et seda kusagil lahti ei seleta ja kirjanduses viidet juurde ei pane tüüpiliselt. Et seda tuleb lihtsalt teada. Siukesi lühendeid tuleb nüüd meil siin lähemates peatükkides päris palju. Nii, aga lähme edasi. Meil on ka järgmine viis nende kontakteeritud gaussiaanide saamiseks, kui Slateri tüüpi orbitaalide matkimine oli ajalooliselt ilmselt kõige vanem, siis järgmine tase oli see, et arvutati aatomit. Tehti aatomile SIF arvutus, kasutades siis esimesel etapil kontakteerimata gaussiaane. Ehk ainult primitiive. Ja saadi siis mingi ports eksponente ja koefitsiente ja need omakorda jagati elektronkihtideks ja kontrakteeriti. Sellist tööd tehti siis juba üle 50 aasta tagasi ja selline nagu termin nagu Husinaga baasid on siiamaani kasutusel. Tööd on juba tõesti üle 50 aasta vanad. Minu arvates, kui ma õigesti mäletan, ta avaldas selle raamatuna. Neid oli kõigi elementide jaoks või vähemalt mingi mõistliku piirini elementide jaoks erinevad baasid ja lihtsalt põhimõtteliselt otse arvutist väljatrükk, siuke masinakirja meenutav väljatrükk, lehekülgede kaupa, ma olen näinud seda raamatut kunagi. Lehekülgede kaupa lihtsalt arve ja siis muidugi pealkirjas, mis element ja mis baas. Ja näiteks üks küllaltki levinud, mida sealt võetakse, on see 9S5P, siis teise perioodi elementide jaoks. Ja sealt juba edasi kontrakteerisid teised teadlased, siin Dunning oli ilmselt selle grupi juht,
näiteks siis topelt Z baasiks, kontakteerisid siit ära, nii et neist 9 ja 5 nopiti niimoodi välja, et leiti sobivad, võeti juba valmis koefitsiendid, mis Usinaga oli arvutanud ja kuulutati need siis sobivateks baasideks, ilmselt oli sellega hulk proovi arvutusi juures, on siis topelt Z ja on siis split valence ehk sisekiht 1S jäetakse siis tervikuna üheks kontrakteeritud funktsiooniks. Põhineb siis see sisekihi kontakteerituks jätmine ideel, et sisekiht niikuinii ühest molekulist teise palju ei muutu. Mäletate, me tegime ka selle arvutuse, kus me nägime, et süsiniku sisekihi energia oli seal keldris, eks ju, -15, mis iganes ühikut. Ja see on ka paljude teiste aatomite korral nii. Ja samuti me nägime seda, et molekuli orbitaalide energiat selle väga sügava keldri arvu juures erinesid ülivähe. Vist olime mingi millimeeter, kui me seda meetri ja millimeetri mastaapi seal püüdsime ette kujutada. Et sisuliselt aatomis ja molekulis sisekihid on väga sarnased ja ei ole mõtet seal seda siis mitut kontakteerimata funktsiooni kasutada. Järgmine selline suur baasikomplektide väljatöötamise laine seostub sellise mehe nimega nagu Poppel, kes oli ka programmi Gaussian hälli juures ja kes sai 90. aastate lõpul ka koos, vist Kohn oli see teine teadlane, sai koos Nobeli preemia kogu selle metoodika nii-öelda juurutamise ja vähemalt mingi massidesse toomise eest. Nemad kasutasid omi tähisseid ja see tähistesüsteem on praeguseni samamoodi väga levinud. Nimelt hakkame keskelt pihta tegelikult, keskne on sidekriips. See eraldab ära sisekihid ja valentskihi. Ja edasi need numbrid näitavad, mitu primitiivset Gaussiani on kontrakteeritud üheks siis kontrakteeritud Gaussianiks. Et võtame selle esimese näite. 3 näitab seda, et sisekihis või sisekihtides on 3 primitiivist tehtud üks kontakteeritud funktsioon. Aga siin taga ei ole mitte 21, vaid see on 2 ja 1. Et see tähendab seda, et meil on split valence lõhestatud valentskihiga baas. Meil on esimeses kontakteeritud funktsioonis on 2 primitiivi ja teine ongi üksik primitiiv. Siin ei ole enam mingit kontakteerumist toimunud. Ja lõpuks G tähistab seda, et on Gaussi tüüpi funktsioonidega tegemist. No ja muide hääldatakse ebakorrektselt 321G. Peaks ütlema 321G ilmselt. Aga ise ei ole nagu hästi ausalt, mis midagi kokku käib. Et kipume hääldama seda 321G, kuigi tegelikult see on 321G, kui korrektselt nimetada. 321G-ga tänapäeval keegi arvutusi ei tee. See on STO3G-st õige natukene ainult parem. STO3G see loogika olekski 3 ja 3 lihtsalt. Meil 3 ja 2, 1. Natuke parem, split valence ikkagi. Aga natukene edasi arenum oli 4, 3, 1, mida kah enam peaaegu ei kohta. Aga 6, 3, 1G, tärnika see hetkel kõrvale, on, ma arvan, et kõige väiksem baasikomplekt, millega täitsa kannatab ka tänasel päeval arvutusi teha. Et kui te tänapäeval, me vist tegime ka sellega teie viimase arvutuse, oli see mingi geomeetria optimeerimine vist. Sai äkki 631G tärniga ka just tehtud. Ja mis see tärn siis on? Tärn näitab seda, et on lisatud polarisatsiooni funktsioonid, kus juures, vist järgmise slaidi peal,
et kui on üks tärn, siis on polarisatsiooni funktsioonid lisatud kõigile aatomitele peale vesiniku. Ja kui on kaks tärni, nagu näiteks siin, siis on polarisatsiooni funktsioonid kõigil aatomitel. Miks vesinikku niimoodi diskrimineeritakse? Esiteks, kui meil on muidu vesinik split phase, on 2 orbitaali, kaks seda orbitaali, vaid siis baasifunktsiooni. Kui me lisame talle ka polarisatsiooni funktsioonid, see on P-komplekt, see on kohe 3 tükki juurde. Ehk meil läheb 2-5 peale, meil 2,5 kordistub orbitaalide arv vesinikul. Teistel elementidel see suhteline muutus ei ole nii drastiline. Kui me paneme süsinikul juurde, kui meil oli lihtsalt 5, eks ju, meil oli sisekiht ka. Paneme, või kui on split valence, siis on küll 6 ja P-d on ka splititud, seda läheneb see vist 9 või kusagile sinna. Paneme sinna oma 3 P-d või 5 D-d juurde, see ei 3 või 2,5 kordista meie baasifunktsioone, vaid ainult toob mingi protsendikese juurde, see protsent võib üsna kõrge olla, 50-60, aga ikkagi. Et see arvutusmaht vesinikel läheb kõige drastilisemalt ülesse ja samas vesinik on meil tihti niisugune ebaoluline komponent. Me arvutame mingit, orgaanilist molekuli, see on vesinikku iga süsiniku küljes paar tükki, eks ju. Ja tihti nad midagi ei tee, lihtsalt on seal. Et selle tõttu on siis arvutusaja kokkuhoiuks küllaltki tavaline vesiniku polarisatsiooni funktsioonid ära jätta. Me kaotame midagi selle CH või OH või mis iganes sideme täpsuses. Aga kui meil on mingi reaktsioon, kus need sidemed ei muutu, nad on samad nii lähteaines kui produktis, siis see viga ka kompenseerub sageli ja selle tõttu on selline asi küllaltki tavaline. Nüüd see nomenklatuur, mis sisaldas tärne, osutus tegelikult üsna kiiresti ennast ammendanuks, sest taheti detailsemalt määratleda, millised polarisatsiooni funktsioonid ikkagi kasutusel on. Ja selle tõttu võttis see sama grupp mõne aja pärast kasutusele paralleelse tähisse, kus pannakse siis täpsemalt kirja, millised funktsioonid, näiteks 631 G sulgudes D on sama, mis 631 G sulgudes tärn. Et need on siis ekvivalentsed ja siin on ta mul ka olemas ja vastavalt, kui meil on see nii-öelda 2 tärniga variant, siis seda selles uuemas tähistuses nimetatakse D ja P, mis tähendab siis D-orbitaalid alates teisest perioodist, D siis baasifunktsioonid ja P-baasifunktsioonid vesinikule, koma siin vahel. Ja seesama 631G DP või 631G2 tärni on siis orgaanilise keemia jaoks, ma julgen arvata, et praeguse ajani suhteliselt okei baas. Sõltub, kui suurt molekuli te arvutate, kui on väiksem molekul või parema baasi võtta. Aga sellised juba ikkagi mingi 100 aatomit, mis väga sageli on, kui on veel reaktsioonimehhanism, on sul mitu molekuli mängus, siis 100 aatomit pole üldse mitte ebatavaline, siis selle baasiga saab kenasti arvutada ja ei juhtu midagi väga hullu ja isegi saab avaldatud need tulemused. Et need on juba sellised täiesti asjalikud baasikomplektid. Nüüd mõnel juhul on meil vaja lisada seda, mida nimetatakse diffuussed funktsioonid. Ehk kui meil elektrontihedus on tuumast kaugel, vähemalt mõnel aatomil, seda kõige tuleb ette anioonide juures. Anioonid on rohkem elektrone kui neutraalsel molekulil, nad peavad kusagile mahtuma. Ja anioonid on eriti suure raadiusega, et elektronid on tuumast kaugel. Ja gaussiaanid, mäletate, mul oli siin ju ka joonis juba aega tagasi juba, gaussiaanid muutuvad väga kiiresti nulliks, mis tähendab, et nad ei võimalda elektronidel tuumast kaugele minna. Ja siis lisatakse, kui on põhjust, muide ka vesinikside on teine, vabad elektronipaarid on kolmas. Selliste fenomenide kirjeldamiseks siis suure raadiusega, mis tähendab väikest eksponenti, mida väiksem see alfa, see eksponent, seda suurem on raadius, mis siis võimaldavad aatomil nii-öelda kõvasti paisuda.
ja selles Popli baaside tähistes pannakse selleks siia selle arvulise osa ja G vahele 1 või 2 plussi. Kui on 1 pluss, siis on see jällegi ainult mittevesinikel, kui on 2 plussi, siis kõigil aatomitel. Ja siin on mul üks näide vist ühest kõige suuremast, kui mitte kõige suuremast seda tüüpi või selle seeria baasikomplektist, mis on Gaussiani programmis kasutusel. Vaatame, kuidas see siis on kokku pandud. Võtan pulkadeks lahti. Kõigepealt sisekihtides on endiselt kõik kontakteeritud ja on ainult siis see 6 kontakteeritud kuus primitiivset Gaussiani kontakteeritud üheks siis funktsiooniks kokku. Valentskiht on antud juhul jagatud 3-ks. Siin olid split valence, näited olid 2 erineva siis baasifunktsiooniga, siin on nüüd 3 tükki. Neist siis kõige sisemine on omakorda 3 primitiivist kontakteeritud ja siis on 2 välimist, mis on eraldi primitiivid, 1 ja 1. Edasi need plussid näitavad, et diffuussed funktsioonid on kõigi aatomite peal, mitte ainult vesiniku. G näitab siis, et tegemist on Gaussi tüüpi baasikomplektiga. Ja edasi, alates teise perioodi elementidest on siis polarisatsioonifunktsioonid sisaldavad 3 D-komplekti, igaühes omakorda 5 või isegi 6, ma ei julge praegu seda öelda, seda juba väga teeduse tüüpi, 5 või 6 funktsiooni ja 1 F-komplekti. Vastavalt vesinikel on 3 P-komplekti ja 1 D-komplekt. See võimaldab nendel aatomitel ikka väga tugevalt deformeeruda. Eks meil on võimalik siis väga erinevate baasifunktsioonide lineaarkombinatsioonina siis kujutada selle elektronide liikumist tuuma suhtes väga asümmeetrilistes variantides. Kõigi nende primitiivide ette otsitakse ju eraldi koefitsiente. See on väga suur baas, ma ise pole vist kunagi sellega arvutanud, aga ma olen leidnud Gaussiani dokumentatsioonist, et vist niisugune baas on seal kõige suurem selle seeria oma, mis on kirjeldatud. Ja kuna nad samast töögrupist tulid, siis Gaussiani programmis on need Popli baasid ka võib-olla kõige tavalisemad ja levinumad. Mainime ära ka ühe teise programmi, mida ma ei ole vist seni nimetanud, selle nimi on Turbomol, mida me siin kasutame oma grupis päris palju teadustööks. Selle väljatöötaja Saksamaalt pärit programm oli Ulrichs, Reinhard Ulrichs, inimene, kellega ma olen omal ajal päris mitu korda kohtunud ja rääkinud, praegu kahjuks siit ilmast lahkunud. Ja nemad taustsid veidi hiljem kui Gaussian. See on natuke uuem programm, natukene moodsam mitmes mõttes ja teeb mõnda asja väga efektiivselt, aga tal on vähem funktsionaalsust kui Gaussiani programmil. Ja nemad töötasid välja oma baasikomplektid. Nemad ei viitsinud välja mõelda oma tähisseid, mis ajab pigemini vahel segadusse. Nimelt need samad standardsed tähised nagu split valence ja double zeta ja triple zeta, muideks see on ka näide triple zeta ehk siis 3 erineva funktsiooni kasutamisest. Sellised siis tähisseid nemad võtavad oma baasifunktsioonide juures, kui on polarisatsioonifunktsioonid, siis P ja kui on nad ainult mittevesinikke, siis pannakse seda sulgudesse. Tihti meie oma arvutuses esimeses hoos kasutame SV sulgudes P baasi, mis on split valence ehk ainult valentskiht on lõhestatud ja polarisatsioonifunktsioonid ainult mittevesinikel. Ja siin on näide ühest suuremast baasist, mida me oleme ka päris palju kasutanud, mis on triple zeta valence, jällegi selline lühend, mida me vist päris sellisena pole veel täna käsitlenud.
mis tähendab just nimelt seda, et valentskiht on 3 jagatud, samamoodi nagu selles 6, 3, 1, 1. Ja PP näitab, et on 2 erinevat polarisatsioonifunktsioonide komplekti lisatud peale. Ja omal ajal sai siin titaani ühendeid arvutatud, see on 4. perioodi D-elementidest teine, kaltsium, skandium, titaan. Ja siis nende dokumentatsioonist sai see joru siia maha kirjutatud, muide selle me vaatame ka läbi jällegi harjutustunnis, mis on peatselt tulemas, aga põhimõtteliselt need on primitiivid, ehk siis 17S, näete 11B, 6D ja 1F, see on see TCP/PP baas. Peale kontakteerimist, ehk siis see, millega sisuliselt kvantline programm opereerib, jäi tast järele 6S, 4B, 3D ja 1F. Ja siin on veel ka kirjas, mismoodi on kontakteeritud. Ehk kuidasmoodi 17 on 6 saadud, on saadud nii, et esimesed 8 on omavahel kokku võetud, siis järgmised 4, siis järgmised 2 ja lõpuks 3 viimast on ühekaupa. Eks 11 B-st on saadud 4B, nii et esimesed 6 kokku võetud, siis 3 ja 2 tükki on primitiivideks ja nii edasi. Ja kui ikkagi standardsetest baasikomplektidest ei piisa, midagi ei tule hästi välja või on mingid eripõhjuseid, siis kõik kvantkineprogrammid, mida mina tean, võimaldavad ka lisada ise, ehk sisestada ise kõik need koefitsiendid ja eksponendid või, mis on isegi tavalisem, võtta mõni programmi kõhus olev baasikomplekt ja selles mingi väike muudatus teha, näiteks lisada diffuussed funktsioonid, lisada polarisatsioonifunktsioone rohkem, kui programm ise pakub või midagi muud sellist. Ja kujutame ette, et me teeme sellise veida arvutuse, et me võtame mingi lihtsa 2-aatomilise ühesugustest elementidest koosneva molekuli, näiteks lämmastikumolekuli, aga paneme ühele aatomile väikese baasi, STO3G, ja paneme teisele aatomile suure baasi. Põhimõtteliselt keegi ei keela seda teha. Aga nüüd on elektronidel ühes molekuli otsas rohkem liikumisvabadust kui teises molekuli otsas. Ja tulemus on see, ma vist ei ole seda ise kunagi proovinud, aga isegi ära proovima, aga väidetavalt me saame polaarse molekuli. Ehk meie täiesti sümmeetriline molekul, mis koosneb 2 ühesugusest aatomist, on nüüd täiesti ebafüüsikaliselt polariseeritud. Sellepärast, et baasifunktsioonide komplektid olid erinevad. Ja see on näide tasakaalustamata baasist. Selleks, et tulemused oleksid mõistlikud, peab baasikomplekt olema tasakaalus. Ja nüüd on siis see küsimus, et mis tähendab tasakaalus juhul, kui on erinevad elemendid. Ja ega siin lõpuni vastust ei olegi. Üldiselt me võime loota, et need, kes baasikomplekti omal ajal on koostanud, on tasakaalustatust silmas pidanud, et kui me ka arvutame molekuli, mis ongi mittepolaarne, näiteks NO minu pärast või CO2, mis on küll mittepolaarne molekul, aga kumbki side on polaarne, siis et ta on mõistlikul määral polaarne, nii nagu peabki olema. Ja üldiselt me võime eeldada, et kui me kasutame kõigi aatomite jaoks sama nimetusega baasi, et selle väljatöötajad on teinud korraliku töö ja tulemus on tasakaalus. Ja näiteks Gaussiani programmist vaikimisi teil ongi see võtmesõnade reast baasikomplekti nimetus ja ta paneb sama baasi kõigile aatomitele, samast seeriast pärit baasid. Et ei ole sellega nagu probleemi. Aga keerukamatel juhtudel, eriti kui meil on mingid raskemad elemendid, mille jaoks ei ole neid standardseid baase ja nii edasi, või olete võib-olla ise lisanud neid erinevaid funktsioone, siis võib juhtuda, et te saate tasakaalustamata baasi ilma seda võib-olla märkamata ja võivad siis tekkida ka füüsikaliselt mõttetud tulemused. Et seda me siin ise oleme vahel päris tõsiselt kaalunud.
Et see on selline natukene võib-olla advanced topic, aga kuidasmoodi siis tagada, et baas oleks tasakaalus. Aga lihtsalt mainin selle ära, et te kogemata sellist sorti viga tulevikus ei teeks, kuni te vähemalt ei ole piisavalt kogemusi omandanud. Ja tänase teema võib-olla lõpetame selle alapunktiga, et on olemas ka sellised asjandused, nimetame neid väga üldiselt, mis kasutavad ära asjaolu, et sisekihtide elektronid suhteliselt vähe mõjutavad keemiat. Me just rääkisime tänast, kus on keldrikorrusel 15 elektronvolti või aatomühikut allpool. Ja eriti kui on raskemad elemendid, siis on sisekihte päris mitu. Ja nende pääl on märkimisväärne osa elektronidest. Ja on siis juba üsna ka ammu töötatud välja selline asi, milleks on 2 erinevat terminit eri koodkondadest pärit. Effective core potential, efektiivne tüvepotentsiaal ja pseudopotentsiaal. Mõlemad kasutatakse ja on üks ja sama asi siis. See on põhimõtteliselt operaator, aga te võite ette kujutada, et me võtame aatomi sisekihtide elektronid välja ja topime ta nii-öelda vatti täis. Sükast virtuaalset vatti. Mingit asja, mis siis jätab väliskihi elektronidele mulje, et seal sees on ka elektronid. Kuigi tegelikult on seal, ütleme niimoodi, põhimõtteliselt tühjus. See on tegelikult matemaatiline tegevus, aga see on siis ära tuletatud ja on võimalik siis asendada sisekihtide elektronid sellise potentsiaaliga, mis omakorda võimaldab meil arvutusi üsna tugevalt siis kiirendada, sellepärast just, kus on palju elektrone sisaldavad aatomid, alumiste perioodide aatomid. Ja sellel on veel selline huvitav lisa, et kuna me väga vähe oleme seda maininud, aga relatiivsusteooriast tulenevad efektid mõjutavad väliskihte nii-öelda sisekihtide kaudu. Mõjutavad nad kõigepealt sisekihte, siis on võimalik see mõju juba nende ECP-de koostamisel arvesse võtta. Et see on isegi mingis mõttes täpsem arvutus kui ilma nendeta tehtud arvutus. Ja kindlasti nad käivad koos oma spetsiaalsete baasikomplektidega, mis siis hoiavad elektronid sealt aatomi keskosast eemal. Seda saab kontraktsiooni koefitsientidega mängides teha, plusse miinusseid kombineerida. Ja enamasti siis need, kes töötavad välja või on töötanud välja ECP-sid, panevad kaasa ka baasikomplekti, mis nendega sobib. Et sellised variandid siis ka kasutusel. Nüüd nii Slateri tüüpi kui Gaussi tüüpi orbitaalide korral on ja nende massilisest kasutamisest kipub tekkima ettekujutus, et see baasifunktsioon on midagi aatomoorbitaali taolist. Ja tõepoolest ta seda ka väga sageli on, aga ei pea olema. Baasifunktsioonid võivad olla täiesti teistsuguse ülesehitusega. Ja just nimelt, et teil ei tekiks seda muljet, mis minul oli pikka aega, kuna olin ka ainult aatomtsentreeritud baase nii-öelda kasutanud, siis vaatame, milliseid hoopis sellest ideest radikaalseid erinevalt lähendusi on välja pakutud. Neist ükski ei ole küll kuigi populaarne, aga lihtsalt, siiski on, üks millest juttu on ka väga populaarne, aga iga asi omal ajal. Kõigepealt vaatame sellist mõtet nagu 1-tsentiline rittaarendus, 1 century expansion. Ja selle idee on see, et püütakse vältida mitmetsentilisi integraale, nagu te ehk mäletate siin eelmistest peatükkidest, nende arvutamine on väga töömahukas ja vaatan siia mingisuguse peinti omale jälle. Nii, meil on siin mingisugune üks tuum ja selle ümber
et ma endiselt ei oska seda programmi kasutada, ma pean korda klõpsama, isa eest värvi vahetama, nii. Ja meil on siin ümber, ütleme näiteks on meil mingisugused S-orbitaalid, oota ma teen ta suuremaks. Ja ta ei pea mitte ovaalne olema, vaid ta peaks olema ring. Nii, ja ütleme, et meil on siin ka mingisugune, jälle sama viga. Ta ei luba veel seda tagasi ka võtta. Oi jah. Nii, see on meie S-orbitaal ja joonistame siis siia mingisuguse P-orbitaali taolise asja. Nii, ja kujutame nüüd ette, et need orbitaalid on valitud teadlikult nii suured, et naaberaatomi tuum jääb juba siia orbitaali sisse. Ma üritan siia joonistada mingid täpid, mis peaksid siis kujutama juba naaberaatomite tuumi. Ja näete, et me saame ära kirjeldada selle naaberaatomi elektrontiheduse, kasutades tsentraalsel aatomil olevaid orbitaale. Võib tunduda esimesel pilgul väga võõrastav idee, aga mitte midagi, mis seda otseselt keelaks ei ole, välja arvatud see, et selleks, et saada head kirjeldust, ei piisa meil loomulikult S ja P orbitaalidest, vaid tõenäoliselt on vaja D ja F ja G ja H ja ei tea, mis täheni minna. Selleks, et seda, kui meil on näiteks siin ka mingi kolmas tuum, eks ju, siis meil, kes sellega on pihta, sellega saaks risti oleva P-ga ära kirjeldada, aga oletame kusagil siin, jah, siin meil enam risti olevast P-st kindlasti ei piisa, vaid on tarvis veel mingeid kõrgemaid siis L-väärtusi. Aga pluss sellel meetodil on siis jah see, et kõik integraalid on ühetsentrilised, kuna kõik orbitaalid on tsentreeritud selle ühe keskse aatomi ümber. Ja muidugi molekulid, mida sellega arvutati, on ka enamasti väga lihtsad, ongi siis üks tsentraalne aatom ja tüüpiliselt on mingid vesinikud ümber, et stiilis vesi, ammoniak, metaan ja võib-olla nende siis raskemad analoogid. Ja selle idee on see, et kui mõeldakse välja midagi väga radikaalselt erinevat, siis kahetsentliste integraalide kõigepealt integreerimine, siis programmeerimine on väga töömahukas. Ja kui nagu pole üldse aimdustki, kas see uus meetod võiks kas või natukenegi lennata, siis võib proovida alguses näiteks sellist lähendust. Selliste lähenduste kohta on kirjandusest võimalik leida varasemaid tulemusi ja vaadata siis, kui hästi suudab selline mudel kirjeldada mõnda lihtsat molekuli, et näha, kas see mingi potentsiaalne radikaalne lähenemine näiteks elektronide korrelatsioonile, millest meil tuleb järgnevalt juttu, on üldse mõttekas. Et selline idee. Näete, et siis orbitaal ei pea olema selle tuuma küljes, mille elektrontihedust me kirjeldame. Nüüd selle idee veidi teistsugune arendus, tõlkisin ma selle eesti keelde hõljuvad sfäärilised gaussianidega, mingid ametlikumat tõlget ma pole kusagil näinud. Inglise keeli siis floating spherical gaussian orbitals ja selline lühend. Idee on siis selles, et me ei seo oma Gaussi tüüpi orbitaale konkreetse aatomiga, vaid vastupidi, me varieerime tsentrite koordinaate, et ehk siis sellised ümmargused orbitaalid saavad liikuda arvutuse käigus täpselt sinna, kus neil kõige mugavam on. Ja kuna gaussian iseenesest on sfääriline, ta on S-tüüpi, näiteks P-orbitaali kujutamiseks on vaja kahte sellist siis gaussiani, mis ei ole kumbki mitte tuuma kohal, vaid üks on ühel pool, teine on teisel pool. Kui me jällegi paneme nüüd siia oma järgmise tuuma ja siis on meil, jah, teiste programmidega ei ole, nüüd kasutan ära seda võimalust enda tuuma mustaks.
Nii, ja me ütleme, et siin on meie üks Gaussi tüüpi orbitaal ja võtame siit teise värvi ja ütleme, et siin on meie teine orbitaal ja need kokku kirjeldavad ära sellises natuke längu asendis antud juhul B-orbitaali. Üks on plussmärgiga, teine on miinusmärgiga. Ja D-orbitaali jaoks on vaja neid 4 tükki ja nad ei ole mitte siis tsentreeritud, vaid näiteks kui meil on, ütleme, näiteks siin kohal mingisugune järgmine tuum, siis siit hakkab juba moodustuma mingi koht elektronpaari jaoks ja võib-olla mingi side, et ma ei saa enam liigutada teda, see on paint, aga põhimõtteliselt siis selliselt hakkab koostuma see elektron struktuur ja sellisel juhul ka see minimaalse baasi mõiste on natukene teine või tekib isegi selline variant nagu subminimaalne baas, ehk siis kui me ennist defineerisime minimaalse baasi sellisena, kus iga kihi ja alakihi jaoks on vajalikud orbitaalid olemas, siis siin me võime hoopiski lugeda kokku elektronipaarid, mida võib olla vähem kui minimaalse baasi puhul ja ainult iga ühele neist eraldada siis oma sellise siis oma kohta otsiva sõna otseses mõttes koha või gaussiani. Ja näiteks vesinikumolekuli puhul me saame piirduda ühe siduva orbitaaliga, sellepärast et õdvendav orbitaal on tühi ja selle jaoks me ei pruugi midagi sinna baasi lisada. Aga kui me niimoodi teeksime, siis see orbitaal ilmselt koliks sinna 2 tuuma vahele. Ja kui me hakkaksime seda molekuli katki venitama, siis me saaksime väga huvitava nähtuse, et me saaksime 2 eraldi tuuma ja sinna vahele sellise hõljuva elektronipaari, mis jätaks mõlemad tuumad maha. Tegelikult, kui me tõesti niimoodi vesinikumolekuliga teeme, siis korrektne assosiatsioon on selline, et üks pool saab omale kõik, tekib H- ja H+, eks ju, prooton tuleb välja. Et nii on ta tegelikkuses. Ja seda meetodit, selleks on vaja spetsiaalset programmi, mina ei ole kunagi sellist programmi nii-öelda oma silmaga näinud, aga kirjanduses on siis selliseid asju kirjeldatud. Nüüd aeg-ajalt tuleb ette situatsiooni täiesti tavalises arvutuses, kus meil on siis aatomtsentreeritud baasid, et on kirjeldus parem, kui panna keemilise sideme keskele üks täiendav, siis ka tüüpiliselt jällegi S-tüüpi Gaussi orbitaal. Ja jällegi minul ei ole oma praktikas seda juhtumit ette tulnud, aga ma olen isegi seda lausa kuulnud, ehk siis rääkinud inimestega, kes on seda pidanud tegema. Kahjuks mul ei ole olnud, mul ei ole meelde jäänud, mis puhul seda on mõttekas kasutada. Et selline nii-öelda teda ei optimeerita, eks seda pannakse fikseeritud asukohta sideme keskele tavaliselt, aga võimaldab paremini kirjeldada mõningat sorti eksootilisemaid keemilisi sidemeid. Et võib-olla selline rakendus isegi on sellest ideest nii-öelda täiesti kasutusel. Nii, nüüd me jõuame ilmselt gaussiaanide järel või kõrval kõige levinuma baasikomplekti tüübi juurde üldse. Ja see on inglise keeli plane waves, peaks olema eesti keeles nad tasalained. Ja neid kasutatakse ennekõike tahkekeha füüsikas. See on selline omapärane teaduste jaotus on tekkinud, et kui räägime üksikmolekuli, siis on see keemia. Kui see on tahkefaas, siis on see füüsika. Ma ei tea miks, aga niimoodi on see kujunenud. Ühega reeglina tegelevad keemikud ja teisega reeglina tegelevad füüsikud. Kuigi mudelid on väga sarnased. Aga kui me nüüd räägime kristallivõrest või perioodiliselt korduvatest atomitest, molekulidest, ioonidest,
siis tavalised gaussiaanid ei ole kõige efektiivsemad arvutusmahu mõttes nende kirjeldamiseks. Seal on vaja ka päris keerulisi integraale, sest nad tulevad siis, eks ju, korduvates süsteemides. Ja selle tõttu on kasutusel hoopiski ka tuumadega mitte seotud baasikomplektid, mis on hoopiski seotud selle ühikrakuga. Kui me kujutame ette siinusfunktsiooni, siinusfunktsioon on teatavasti perioodiline, eks ju, ta kordub ja me võime kõige lihtsamal kujul ette kujutadagi, kui meil on mingi ühemõõtmeline korduv süsteem, et me laseme sealt läbi, eks ju, siinusfunktsiooni. Ja muide seda, kuidas moodi erinevatest siinusfunktsioonidest on võimalik kokku panna suvalist keerukat kuju. See oli meil kusagil päris semestri alguses, mul oli üks video Fourier pöördest. Ta on mul viidatud Moodle'is, kui te seda tookord ei vaadanud, siis see on ka veel võimalus ära vaadata, kus nad näitasid, kuidas moodi ikkagi päris keerulisi kõveraid on võimalik siinustest siis kokku panna, ka mitmemõõtmeline, vist kahemõõtmeline joonis seal, mille nad ära tegid. Ja see on nüüd sama asja, siis laiendamine 3 mõõtme peale. Võiksime ette kujutada, et meil on mingisugused kordajad, siis nii mitu lainet me teeme ühe selle siis ühikraku iga suuna peale. Ühikrak ei pruugi olla kuup, ta võib olla palju keerulisema kujuga ristlahukas ja igasugu kaldtahukad. Tegelikult sellise kuju otseselt seda ei kasutata. See on lihtsalt siis näide, mis tüüpi see võiks olla. Kui me läheksime tõise tahkekeha kirjelduste juurde, see on umbes samas mahus õppeaine oleks nagu käesolev. Et tahkekeha arvutused on terve omaette suur osa kvant siis füüsikast võiks öelda ja millegipärast mitte keemiast. Ise olen need arvutusi teinud ja mul kulus ka circa semester, et üldse aru saada, mis seal toimub ja kuidas neid arvutusi läbi viiakse. Et see ei ole kindlasti selline kerge ja seal on ka terve hulk mõisteid, mida me siin sisse ei toonud. Et rääkida üldse nendest võrranditest ja nendest baasifunktsioonidest. Aga nagu ma veel kord ütlen, see on gaussianide kõrval, ma arvan, et kindlasti on tasalaine arvutusi rohkem kui Slateritega arvutusi ja võib olla, et on üldse rohkem isegi kui gaussianidega arvutusi. Sest tahkekeha arvutustel on väga palju praktilisi rakendusi, just igasugust tahkekeha füüsikas, minu pärast kas või mingid sensorid või valgusdioodid või mis iganes pooljuhi füüsika näiteks, seal on väga palju rakendusi sellistel asjadel. Aha, mul on siin veel siis näiteks basseini pinnal saab tekitada ka tasalainet, kus kohas siis ühe sama koha peal vesi käib üles alla. Ei ole mitte selline lainefant nagu merelaine, vaid ta siis peegeldub. Meil tekkis siin Tallinnas oli Kadriorus on üks purskkaev, mitte otse seal lossi taga, aga sealt natukene kõrval, seal Roosiaia, kuidas seda nimetatakse, Roosiaia on see kolmas, mis on suletud alasse, aga ühesõnaga Kadriorus mitte väga kaugel, kus tekkis ka selline võnkumine purskkaevu mõjul. Aga nad vist tegid selle purskkaevu teise kõrguse peale ümber, ma ei mäleta, kas see suvi seda enam seda fenomeni seal oli, kus siis ka niimoodi kokku lahku, võib-olla mujal maailmas ka näinud purskkaeve, mis niimoodi kokku lahku nii-öelda see laine kõigub. See on ka näide mingisugusest tasalainest. Aga nagu ma ütlesin, nad ei ole seotud aatomituumadega, selle tõttu terve see mõistete süsteem on erinev ja minul, kes ma olin ka juba väga pikalt enne seda teinud molekulaararvutusi, kui mul oli vaja hakata nendega töötama, siis ikkagi päris tükk aega kulus, et mingitest mõtteharjumustest endast välja murda. Et ma sellepärast ka püüan siin neid just ära kirjeldada, et kui te peaks hiljem olema selle alaga kokkupuudet, et siis teadke, et see on suur, väga suur ala, mis on võib-olla isegi, ma ei tea, kas ta on suurem või ole kui molekulide arvutused, aga kindlasti võrreldav ja hoopis teise mõtteviisiga. Ahah, mul läheb siin natuke veel edasi see tasalainete jutt, nimelt siis selleks, et seda elektronitiheduse tippu kaspi kirjeldada, mis on tuuma lähedal,
selleks oleks väga palju, väga suure sagedusega tasalaineid vaja, sest me, nagu ma ütlesin, need lained on seotud siis ühikrakuga, mis tähendab, et aatomid võivad olla suht suvalises kohas. Peab igal pool olema võtta sobivaid laineid ja selle tõttu on siis kasutusel kombinatsioonid, kus siis kasutatakse sfääriliste orbitaalide ja tasalainet mõlemaid ühes ja samas siis mudelis või ka siis pseudopotentsiaale. Et need on väga levinud ideed. Ja huvitaval kombel, kui meil juba on mingid lained, siis neid kombineerida nii, et kusagil nad täpselt summeeruksid nulliks, ei ole ka üldse mitte lihtne. Et selle tõttu selliseid süsteeme, kus on mingid sorti tühenikud aatomite vahel või näiteks püüamegi panna oma ühikrakku mingi üksik molekuli ja ümberringi vaakum, sellist asja ta kirjeldab ka kehvasti, et tuum peab olema elektronide ja tuumadega niimoodi suhteliselt ühtlaselt ikkagi täidetud, nii nagu üks reaalne kristall on. Ja veel üks oluline eripära võrreldes gaussiaanidega, oleme kogu selle peatüki erinevate nimetustega baasikomplekte ära nimetanud, küll 631G või DCVPP või mis meil siin on olnud, siis tasalainete puhul sellist mitmekesisust ei eksisteeri, kuna see matemaatiline kuju on põhimõtteliselt antud, siin seda valemit ei olnud, aga on põhimõtteliselt standardne ja samuti nende omavaheline see samm või see spacing on standardne ja saab ühe arvuga, mida nimetatakse äralõike energia. Ehk siis millise energiaga kõrgemat elektroni enam ei ole võimalik selle baasiga kirjeldada. Ja nagu füüsikutele omane, siis see ühik ei ole mitte aatomi ühik ega ka mitte mingi SI ühik, või elektronvolt. Väga levinud energiamõõdu ühik sellises mikromaailmas. Ja sõltuvalt sellest, kas me kasutame pseudopotentsiaale või ei ja mida me üldse tahame täpselt teha, kas neid sfäärilisi orbitaale on lisatud või ei ole, on ta siis mõnest 100 mõne 1000 elektronvoldini, mida kõrgem, seda siis nii parem baas, aga on siis ka selle võrra raskem arvutada. Ja ma olen kunagi siin ise teinud, sest hulka aastaid, aga ma mäletan, et see sein tuli ka väga kiiresti ette, see arvutusmahu kasv nendest äralõike energiast oli tugevalt mittelineaarne. Et tol korral nende arvutitega ma mäletan, et 400-500 vahel, et nagu kirjanduses oli 500-ga tehtud, meil nii võimsad arvuteid ei olnud, me tegime 450-ga, et 400 oli täiesti okei. 450 oli selline umbes meie võimaluste piir ja 500-ga oleks tahtnud, aga enam ei saanud. Et see on seal väga järsult tuleb see sein vastu. Vot selline siis baasi tüüp on olemas ja seda palju kasutatakse.